täna on natuke teistsugusem video plaanis. Ehk siis ma olen väiksest peale täiega mänginud Simsi. Ma olen täiega ostnud endale igasuguseid Simsi plaate ja täiega mängin lihtsalt Sims 1, Sims 2, Sims 3. Aga mul pole siiani veel endal olnud Sims 4. Täna on mul siin mu arvuti. Ja ma tõmbasin eile endale Simsi. Nii et ma mõtlesin, et ma võiks ühe nii-öelda gaming video siis teha. Ma ei tea. Mõtlesime, et prooviks siis ja vaatame, mis välja tuleb. Okei. Ma söön nüüd ka vahepeal natuke. Ehk siis ma hakkan siin nüüd Sims 4 mängima. Ja reeglid on sellised, et ma ei tohi mitte ühtegi koodi kasutada. Nagu neid rahakoode ja neid asju. Et ma pean nagu ausalt mängima, sest muidu on igav. Ja ma ei hakanud endale mingeid asju tõmbama ka, nii et kõik on nagu on. Mis siin mängus on, need on, et ma ei hakka cheatima. Nüüd mul on see Sims siin lahti. Ja egas midagi, kui et hakkame mängima. Mul on siuke jumala selline tekka peal praegu, et ma olen praegu siin jumal põhimõtteliselt. Vaatame, mina mängin Simsi. Mina otsustan, mis juhtub. Ja nii. Äkki oleks parem, kui oleks siin pool. Okei. Esimese asjana me peame tegema perekonna. Peame ussi ka peale praegu, sest et mu arvuti hakkas täiega undama. See nagu kuumeneb täiega üle kogu aeg. Kas kuulete? Okei, alustame. Nüüd ma sain aru ka, kuidas peret teha. Lähme paneme selle siia Meet Nowhere'i. Põhimõtteliselt mul on siuke plaan, et teeme pere ära. Nii, kõigepealt ma tahan, et oleks üks naine, kes paneme talle sellise tumedama hääle. Ei. No räägi. Ei. Okei, mis me tahame, et ta oleks... ta tahab saada rikkaks. See on see, milleks ta tahab saada. Ja ta tahab kõige fancymat kodu. Tavai. Milline ta on iseloomult. Ta on siis, teeme niimoodi, et ta on selline hästi enesekindel. Siis ta teeme niimoodi, et ta on snoob, kuigi ta on vaene, nagu alguses loogiline. Siis teeme niimoodi, et ta on hästi outgoing. Ja ma tahaks olla mingi sellise, kõik praegu, mis ma olen pannud, on nagu sellised head iseloomu omadused, aga ma tahaks sellist... Ai, nüüd saigi täis kõik ju. Oot, mis asja? Juba. Hello, my name is... Mis me nimeks paneme? Paneme Sarah. Ei, paneme mingi eesti nime. Paneme... Mingi ilus nimi. Okei, teeme niimoodi, et ma pühendan selle Simsi Merlele, Aurelia emale. Ma panen ta nimeks Merle. Ma ei tule midagi pähe. Merle on hea selline eesti nimi, et selle hääldamise peale ei pea väga mõtlema, et nagu Merle ei hakka mingid inglisekeelseid nimesid siin väänama. Merle Ross paneme nimeks. Okei. Lähme teeme juuksed korda. Paneme sellised... Merle, ei, päris nii ka ei saa ju. Ka sellised... No sellised perenaise juuksed, aga ei, need on nüüd päris hullud. No see soeng on suht norm isegi. Ta näokuju on kuidagi imelik. Võtame sellega midagi ette. Ei, mitte suuremaks. Okei, ei, suu on naljakas.
vabandust ette ära, kui mul juba simmid tulevad täiega koledalt, sest et ma ei oska. Kunagi kui ma mängisin Sims, siis ma nagu tõmbasin täiega palju asju ja siis mul olid täiega ilusad Simsid, aga simmid. Aga nüüd ma nagu ei oska. Ja sorry, kui mul läheb nii kaua aega nende tegemisega. Ma tahan, et ta oleks suht siuke pruunikas. Mulle meeldib täiega siuke pruun nahk. Okei, davai. Nüüd me teeme niimoodi, et me võtame ta siia mingi pesu vahele on ju. Siis me saame paremini teha tema keha. Nüüd me teeme niimoodi, et ta on tegelikult nagu vaene, aga me teeme talle hästi suured tissid on ju. Sest et ta on üksik ja tal on meest vaja. Ja suurte tissidega saab nagu ja hästi suure pepuga nagu teeme sellise. See on nagu mingi kontori. Tal on vaja selliseid riideid, et ta nagu on silma paistev. Ta tahab endale täiega meest servida nagu. Oh, see on päris hea ju. See on suht hea, aga need tatoveeringud mulle ei meeldi või mis need on. Need võtame ära on ja ma ei saa aru. Kus kohast ma saan need ära võtta. Palun aidake mind, ma reaalselt ma ei leia üles, kus kohas on tatoveeringud. Mis siin toimub? Merle Ross, kuule, palun selgita mulle nüüd. Appi, ma juba vihkan seda mängu natuke. Oh, see on ka lahe riietus ju. Aha. Aga ma ei saa neid ära. Okei, lähme edasi praegu. Pidulikud riided siis, millised me paneme. Oho, see kleit on päris hea. Aga oho. See on nüüd päris pulmakleit kohe. Aga ta tahabki olla rikas, nii et see on sobib küll. Trenniriided paneme. Mis need on? Need on suht normid ju. Ainult, et need jalanud on natuke ei käi siia sellega kokku. Okei. Nüüd on väga hea. Ööriided. Paneme jälle komplektid. Ma ei hakka praegu vaatama, paneme neid kokku. Okei, paneme selle, paneme hommikmantli sussidega. Ei, tegelikult see ei ole nagu siuke fancy. Peab ikka olema fancy riided. Paneme ikka siuksed linnahoidjad. Aha. Need tatoveeringud on ikka, need ajavad mind nii närvi praegu. Nüüd see ei meeldi. Okei. Sussid. Off you go. Ja nüüd peoriided. See on ka lahe kleit tegelikult. Aga oota ei, see on mingi pidu. Mingi teine pidu. Mingi... Paneb selle siis. Okei. Ja ujumisriided. Okei. Mis asi ta nina peal on? Kas te näete seda? Mida see tähendama peaks nüüd siis? Ok. Ei, ma ei pane seda. Mulle meeldisid täitsa äkki sellised või? Okei, davai, teeme niimoodi, paneme need ja... Ma usun, et teil on suht iga praegu seda vaadata, aga nagu... Ma loodan, et ei ole. Okei. Ma arvan, et midagi rohkem polegi. Okei. Oot. Miks talle nina peale see asi jäi? Kas keegi võiks seletada, mis asi see on? Kas see on nagu mingi fashion statement? Kas see on mingi uus stiil, uus mood? Peaks ka hakkama koolis käima niimoodi, et teen endale nina valgeks. Äkki juhtub midagi lahedat minuga siis. Nüüd ma mõistan seda asja. Me ei taha seda jääda. Okei, tema on valmis. Ei, kõik ei ole veel valmis. Aga mida me teeme selle tulnukaga, kui ta tuleb meile peresse? Fred Scubarello. Okei, ma sellesse peresse veel ei pane tulnukat, aga teeme niimoodi, et me teeme talle ühe lapse, kes on poiss. Ei, poiss. Jah, poiss. Poissukese teeme talle ühe sellise. Ja just sükest, meil ongi sükest gangsterit on meil vaja. Ta tahab olla pidutseja. Ta on laisk.
ta on pro. Edasi. Me ta nägu ei muuda, aga mis me muudame on tema jalanõud, sest need on päris koledad praegu. Paneme, jah. Oh, see on veel parem ju. Valmis, olemas, igapäevariietus. Miks ta juuksed selliseks läksid? Partiriided. No ütleme niimoodi, et muidu ta on swag, aga kui pidu paneb, siis ei ole swag, siis ta on siuke korralik, sest et ta tahab head muljet ka avaldada vahepeal. Et nagu kogu aeg ei saa olla selline. Need püksid sobivad, tavai. Teeme veel ühe inimesele. Kellele võiks veel teha? Geneetikaga. Oho, see tüüruk näeb küll lahe välja praegu. Ja kaks teenagerit on neil vaja. Tal vaja. Okei, väga hea. Ma pole kellegi kõndi pannud veel. See on küll siuke. Okei. Ta tahab täiega palju lapsi endale saada, teeme niimoodi. Korralik, puhas. Ta on rõõmus, aga mis ta nimi on? Melissa. Ja poisi nimeks paneme Tanel. Shoutout Tanel. Ja kõnnakuks paneme siukse gängsta oma. Ei. Siin pole gängsta kõnnakut ju. Noh, see sobib ka okei. Ja emale panime rahakõnnaku. Okei, nüüd teeme selle naise korda siin. Tal on suht ilusad juuksed, mulle isegi meeldib see. Okei, teeme nüüd ruttu ära selle. Jumala hea, see mulle meeldib. Peoriietus, mis see on? Jumala hea, sobib. Päris hea. Ainult nokamütsi värvi vahetaksin ära, kui aus olla. Ja jalanõudel on natuke kole värv. Peame siuksed jalanõud. Jumala kena. Ja tudu, mis riided need on? Päris hea. Need jalanõud. Paneme selle. See on päris hea. Tavai sobib. Aga ta kehakuju võiks olla natuke teistsugusem. Teeme niimoodi, et ta on... Okei, teeme ta siukse peenikese ja hästi sportliku. Ei. Okei, sobib. Okei, valmis, pere on valmis, Rossid on valmis, Merle, Tanel ja Melissa valmis. Läks aega mingi pool tundi, aga valmis sai. Ja nüüd nad lähevad sellele tühjale maalapile elama, sest et just siin ümbruses elavad rikkad inimesed on ju. Ja siis me lähmegi sinna ja siis teeme niimoodi, et see naine tahab endale sealt ühe mehe sebida. Aga nüüd ma pean ruttu seda maja ära tegema. Ma arvan, et ma kiirendan seda protsessi. Te näete, mida ma teen, aga... Okei, ma sain nüüd lõpuks ometi maja valmis tehtud. Ma kasutasin enamus neid valmis tehtud maja tubasid ja panin siia, aga igatahes selline see nüüd välja näeb, siis kuidas ma saaksin paremini näidata. Siin on siis ematuba, siin on köök. See on siin see tüdrukutuba, siis see väike on poisituba. Siis ma improviseerisin siia mingi väikese vetsutoa. See suur lill on siin kuidagi väga suur. Ja siis siin on mingi suur tuba ka. Aga okei, hakkan mängima nüüd. At last. Vaatame siis, kui palju ma siin mängitud saan. Kohe tulemegi tutvuma oma tubadega. Tema võtab selle toa. Tema selle.
ja hakkab siin olema. Esimese asjana me kohe võtame telefoni välja ja helistame, otsime töö naisele. Kriminaal. Teeme niimoodi, et ta on kriminaal. Okei, tahad süüa, söö. Aga seda sa ei saa teha kaua. Nüüd kui sa oled ära söönud, siis me lähme otsime sulle mehe. Peame talle hästi mingi sellise rikka mehe leidma. Mis see on? Visit. Villareal. Lähme siia. Nad on raudselt rikkad. Nüüd me lähme ja sebime selle mehe ära. Või noh, üritame. Kes seal on see mees? Mingi poja. Okei. Ma tundub, et see mees jookseb minema mu eest. Plus. Jookseme järgi siis. Oh, neil on küll ilus maja. Siia kolime raudselt sisse. Okei. Oho, ja siin on üks hea maja. See mees on natuke vana, aga mis seal ikka? Kas tutvustame alaga? Ei, see ongi see. Täpselt ongi see, vaata, need, kes tahavad rikkaks saada, need abieluvadki vaata vanade meestega alati. Sest nad surevad ruttu ära. Okei, nüüd hakkame üritame. Komplimendi teeme talle. Teeme ta päeva paremaks. Ja siis kiidame ta maja. Ja räägime huvidest. Midagi naljakat ka. Räägime naljaka loo. See on alati niimoodi, et kui sa tahad midagi teha, siis sa pead täiega neid erinevaid asju panema, aga sa ei või nagu liiga kiiresti minna nagu nende romantiliste asjade juurde. Okei, küsime, et kas ta on vaba. See ei ole veel liiga romantiline. Küsime teidile. Davai. Juba lähmegi teidile. Ma isegi ei tea, kas ta on vaba või ei ole. Okei, kuhu me lähme? Okei, lähme hööklubisse. Ma vaja natuke sirutada ennast. Okei, nüüd hakkab pihta. Kus mu mees nüüd hakkasin siis? Kuule, räägib mingite teiste naistega juba. Mida? Kuule. Hallo. Ei, ma ei tohi rude olla, siis ta vaatab, et see küll naise materjal pole. No. Räägime tööst. Tahaks teada, mis tööd ta teeb. Okei. Teeme veel komplimendi. Peame täiega ära sebima selle mehe. Vahetame numbrid. Küsime, kas ta on vaba. Ma panin, et ta ütleks talle, et ta meeldib talle ka. Mingid naised tulevad kõik siia ümber, tahavad mu meest ära sebida. Mis mõttes? Oota, mida?
kurat. Nüüd ma sain miinuspunkte. Aga see mees on vaba. Ma sain midagi hästi. Kuule, ära räägi teiste naistega. Mu mees läks jälle minema. Ma pean flirtima temaga, siin ütleb. Vaadake siin. Aga ma ei saa aru, kus ta läks nüüd siis. Äkki ta läks koju. Äkki ta jättis mul maha. Mul ei ole enam palju aega ka. Ta on seal. Okei. Okei, lähme istume koos. Nüüd läheb asjaks. Nüüd hakkab asja ajamine pihta. Naljaka loo räägime. Flirtima peab. Okei. Nüüd flirdima täiega ja loodame, et ta ei hakka miinuseid panema. Kas seda on praegu igav teie jaoks vaadata? Sest mulle tundub, et mul küll oleks igav natuke. Aga ma pean selle mehe täiega ära sebima praegu. Teeme koos pilti ka siis. Appi. Nad tegid pilti. Ta ei taha flirtida. Ta tuleb kogu aeg miinuseid, kui ma üritan. Mida ma tegema pean? Kui pead temaga rohkem tuttavaks saama. Teeme talle saladuse. Please. Ta üldse nagu ise ei ürita minuga rääkida. Miks mina pean kõik töö ära tegema? Arvab küll on teadest päris palju vist. Okei, üritame uuesti flirtida või? Embrace paneme. Kallistasid. Okei. Kuule, jälle läheb minema. Tal on vist pissi ega nüüd. On jah? Vaadake, kuidas ta kõnnib. Naarm tüüp. Ta läks vist küll päris äksi täis praegu. Level up. Paneme veel natuke. Okei, nüüd on viimane kord, me üritame flirtida. Vaatame, kuidas läheb. Jee! Nüüd sai hakkama. Nüüd date oli successful. Väga hea, nüüd see peab minema pissile. Ja date sai läbi. Okei, korras. Käisime date'il ära mehega. Ja nüüd mul saabki kohe see aku tühjaks siin kaameral, nii et kui sulle meeldis see video, siis ütle mulle, kui oli igav, siis ütle ka, et oli igav. Siis ma üritan teha nagu paremaks ja öelge, kas te tahaksite jätku näha sellele, aga ma nüüd panen selle mängu kinni ja siis, kui te tahate jätku näha sellele osale, sellele Simsi naisele ja sellele mehele ja kuidas neil läheb see asi käima, see suhe susisema, siis öelge mulle, et te tahate uut osa sellele mängule ja öelge, kuidas teile meeldis see, et ma mängisin seda mängu, kas te tahaksite veel midagi sellist näha, sest mina tahaksin midagi sellist teha, aga ainult sellisel juhul, kui teie tahate näha. Okei, ma loodan, et oli hea video. Ma vabandan, kui ei olnud. Okei, aga tšau praegu siis.